See tume prügikott peidab endas turu mõistes üüratud kogust narkoainet. Sellest kogusest oleks saanud tänavamüügikanaleid pidi kindlustada narkojoobe vähemalt miljonitele inimestele. Narkopolitsei hea töö viis selle suure kogusega seoses kohtu alla 6 inimest, kelle suhtes täna siis protsess algas. Täna on kohtu all siis 6 süüdistatavat, keda prokuratuur süüdistab suures koguses erinevate väga ohtlike narkootiliste ainete käitlemises. Et kõik sai alguse 2025. aasta oktoobrikuus, mil peeti kinni esimene süüdistatavatest ja seejärel peeti kinni ka ülejäänud siis süüdistatavad, kellele nüüdseks on süüdistus esitatud. Nende valdusest leiti väga suurtes kogustes nii sünteetilisi opioide kui ka alfa-PPD, millest piisab joobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele. Kohtu alla on siis Dmitri Dementi, Vladimir Koncharenko, Roman Verinš, Dmitri Buldakov ja Suleiman Dungurov. 6 süüdistatava Tatjana Abolina vahi alla võetud ei ole. Süüdistuse kohaselt seda narkokäitlemisahelat juhtis süüdistatav Suleiman Dungurov, kelle jaoks peitis ja hoiustas narkootilisi aineid teine süüdistatav. Ja ülejäänud süüdistatavate puhul oli siis tegemist tema klientidega, kes ise siis süüdistuse kohaselt ka turustasid narkootilisi aineid edasi. Narkootilised ained toodi süüdistuse kohaselt sisse Lätist, kus nad siis Eestis ära jagati ning edastati juba diileritele. Põhiline müügitegevus toimus Tallinnas ja Põhja-Eesti piirkonnas. Süüdistatava tegevus oli konspireeritud. Nad kasutasid narkootiliste ainete üleandmiseks peidikuid ja vältisid narkootiliste ainete käitlemist nii-öelda vahetult. Ehk siis ka need narkootilised ained, mis süüdistatavate valdusest leiti, olid kas garaaži või keldriboksides, mis ei olnud otseselt nimeliselt kellegagi seotud. No selline kogus narkootilist ainet laseb ainult fantaseerida, mis see kõik oleks teinud, kui see oleks tänavale sattunud. 8 miljonit doosi, see on 8 korda Eesti riigi elanikkonda oleks võinud mürgitada selle narkootilise ainega. Kurjatekitaja puhul on arestitud samuti nende vara suurusjärgus üle 100 000 euro, selle hulgas kinnisvara ja sõidukeid.